Selles videos ma siis nüüd räägin sellest, kuidas seda jooniseks nüüd vormistada. Et mina kasutan siis jooniseks vormistamiseks, nii nagu siis Autodeski programmeerijad on ette näinud, layouti. Nii, siin on mul nüüd mingisugused vanad vaateportsud, nüüd ma kustutan ära. Ja layouti riboni peal on olemas siis võimalus teha uued vaateportsud, nagu meil vaja on, aga ma teeks nad abijoone kihi peale, sest abijoone kihi peale tehes ma saan selle vaateportsu piiri välja lülitada. Layouti riboni pealt siis rectangular viewport. Nii. Ja nüüd ma siis lähen siia vaateportsu sisse topeltklikiga ja sätin selle joonisärame keskele ning panen mõõtkava siis 1:1 antud juhul sellele joonisele. Et paigast ära ei läheks, panen siis mõõtkava lukku. Nii, nüüd on see koht, kus saab rääkida sellest, mida ma ennem ei rääkinud, et nendest VP ehk siis vaateportsu omadustest. Näiteks praegu ma saan panna siis niimoodi, et vaateportsus oleks need värvid kõik mustad, kuna selline värviline joonis on antud juhul halvasti loetav. Ma oleks saanud muidugi korraga kah selekteerida. Nüüd sinine taust näitab seda, et siin on siis nüüd omaduste ülekirjutus. Et vastuolu on siis üldise ja selle vaateportsu värvi koha pealt. Ka saan ma siis selles praeguses vaateportsus välja lülitada abijoonte kihi. Nii ongi praegu kõik, panen kinni. Nüüd on siit abijooned väljas, jooned on kõik mustvalged. Tulen siis välja uuesti paberruumi, venitan natuke suuremaks seda raami, sest see jäi nüüd natuke liiga väikseks selle joonise jaoks. Ja mõõdud on siis mõistlik panna paberruumi sellepärast, et siis me ei pea mõtlema selle peale, millise mõõtkavas need mõõdud nähtavad on. Kui me kasutame mudelruumis mõõtude panemist, siis me peame kogu aeg jälgima mõõtkava. Aga paberruumis seda vajadust ei ole, sest paberruumis on kõik 1:1. Ja kas siis annotate riboni pealt leiame need dimensioonid või siis home riboni pealt annotation aknast. Võib kasutada siis mitme mõõdu järjestiku panemise tööriista, see on nüüd suhteliselt uus, aga see peaks tulema siis nüüd peenjoone kihi peale. Nii. Teeme siukse trikki, et selle peenjoone kihi me anname ka siin selles vaateportsus uue värvi. Teeme selle ka mustaks. Ja siis nüüd hakkame siia mõõtusid panema. Et AutoCAD suudab siis läbi selle, nii midagi on nüüd valesti, et peenjoone kihi peal mul sellist joont küll ei ole. Vaatame korra. Ja et see on nüüd see, mis me eelmine kord tegime. Võtame ISO 25 ikka. Ja kihiks on meil peenjoone kiht. Või siis kurret. Nii, lähme uuesti. Nii. Et näiteks, siin ma võin selle mõõtketi panna ka väljapoole.
see uus tööriist on selline taibukas, et kui ma lähen kaare peale, siis ta juba arvab, et ma tahan kaarele raadiust panna ja kui ma lähen ringi peale, siis ta arvab, et ma tahan ringile läbimõõtu panna, nii et selles mõttes väga mugav. Vahel on vaja kasutada sundvalikut. See oli siis shift ja parem hiireklahv. Nii, mis meil siin veel puudu on? Nii võib kasutada ka järgnevat mõõduketti. Nii. Nüüd kaldjoonte mõõtmestamisel on mõistlik kasutada siis lineaari, sest kui ma teeksin selle uue tööriistaga, siis ta paneks selle mõõdu siia kaldu, mitte ei paneks horisontaalselt või vertikaalselt, nagu ma tahan. Ja kui ma nurka tahan panna, siis nurga panemiseks on ka mõistlik kasutada siia nurga mõõtketti. Ja põhimõtteliselt saigi kõik ja nüüd tänu sellele, et see abikiht on mul pandud mitte trükitavaks, siis kui ma vaatan nüüd prindi eelvaadet, siis siin peal seda vaateportsu piiri ei ole näha.